Tere õhtust, austatud akadeemia, kenad kuulajad. Minu nimi on Laur Järv ja olen vist 10. korda teie ees. Korjasin varasemad loengud ka siia QR-koodi alla. Täna on siis 30. jaanuar. Väljas on kärepakane, äkki loengu lõpuks kärtsutab lausa -20 või sinnapoole. Aga teema on igihaljas mõtteeksperimentide rollist füüsikas. Teeme väikese sellise näite sissejuhatuse, et kõik oleme koolis saanud ülesande, kumb kukub kiiremini, kas 1 kilogramm tina või 1 kilogramm udusulgi. Ja siis mõelnud, mis õige vastus on. Kes arvavad, et see on nipiga küsimus, pakuvad, et udusuled ikka kukuvad kiiremini. Teised võib-olla mõtlevad, et me siin ei täpsusta, kus kohas, millises keskkonnas nad kukuvad, kas õhus või tühjas ruumis või tuule käes või ilma. Aga see on tõsine küsimus. Üks küsimus, mis ajendas füüsikat edasi minema. Läheme siis päris algusesse. Meie loengutele tüüpiliselt Aristoteles, seal 4. sajandil vanas Kreekas enne meie aega, kirjutas füüsika raamatu, füüsikateose 4. raamatus. Et me näeme, et üks ja seesama raskus või keha liigub kiiremini kui teine 2 põhjusel. Kas seetõttu, et keskkond, mida ta läbib, on erinev, näiteks vesi või õhk, või seetõttu, et liikuval kehal on suurem raskus või kergus, isegi kui muud tingimused on samad. Ja siis, et kehad, millel on suurem tung, läbivad võrdse ruumi kiiremini ja seda vastavalt suhtele, mis on nende raskuste vahel. Kujutame ette, et võtame siis siit näiteks selle väikse püstolikuuli 10 grammi ja siis võrdluseks 10 kilogrammi kahurikuuli ja püüame neid visata. Tuleb visata nii, et ise endale pihta ei saa, aga selge, et kui mõlemad sama jõuga visata, siis püstolikuul lendab kaugele, kahurikuul on varsti matsti maas. Ja siit me järeldame, et kahurikuul jõudis oma loomulikku siis lõpp-punkti kiiremini, järelikult kahurikuuli kiirus oli suurem, eks ole. Ja nii võib-olla Aristoteles mõtleski, et mida raskem, seda kiiremini ta kukub. Nüüd kõik ei olnud sellega päris nõus, kuigi Aristoteles autoriteet oli suur. Siin on teateid, kuidas see või teine õpetlane ka siis juba hilisantiigis või keskajal püüdis teha väikest katset ja näha, et millised kiirused tegelikult on. Kõik on näinud või kuulnud, kuidas Galileo Galilei, Pisa ülikooli matemaatikaprofessor seal 16. sajandi lõpus ronis torni, võttis need kuulid kaasa ja lasi tornist kukkuda. Eks ole, Pisa torn on tuntud selline kaldustorn, hea lasta külje pealt alla neid kuule, siis ei põrkanud vastu seina ja võib-olla see seina mõju on väiksem. Torn ise on viltu sellepärast, et hakati ehitama, aga vundament oli väga väike. Aga kuna ta ehitati nii kaua aega, läks 200 aastat, siis maapind selle vundamendi all jõudis juba tiheneda, muidu oleks torn otse ümber kukkunud. Aga te ka näete, et meistrid siin aja jooksul püüdsid torni parandada, nii et püüdsid ühte külge teha pikemaks ja siis ta näeb välja natuke banaani moodi, mitte päris lihtsalt kaldune pulk. Nii ja siis nagu see Galilei biograafid räägivad, et siis Galilei oli teinud katse ja näinud, et kehad kukuvad võrdse kiirusega. Olgu ta siis 10 grammi või 10 kilogrammi, jõuavad maapinnale võrdse hetkega. Aga tegelikult tuleb välja, et Galilei polnud esimene. Temast paar aastat varem olid madalmaades Simon Stevin ja Jarn Cornets de Groot Delftis, kus oli tol hetkel selle madalmaade revolutsiooni peakorter. Tegelikult need kuulsad mehed mõlemad
Simon Steven näiteks oli matemaatik ja insener, kes oli üks esimene, kes hakkas populariseerima kümnendmurde, et kui me kirjutame arvu komadega, siis tema oli selle nagu, et 1,1 tähendab, et 11 kümnendikku, et 1,1 on palju lihtsam kirjutada ja arvutada. Jan Konets de Groot oli ka selline insener ja sõjandus ja tegelane, aga tema poeg Hugo de Groot on veel kuulsam rahvusvahelise õiguse rajaja ja muuhulgas vaba meresõidu kontseptsiooni nagu aluse panija. Nii et kui me täna räägime, et Balti merel ei saa varilaevastikku peatada, siis õiguslikud põhjused viivad selle Jan Konetsi poja Hugo juurde välja. Ja nemad siis Delfti selles uues kirikus lasid ka kehasid lasid kukkuda neid puuplankudele ja panid ka otseselt kirja, et kehad kukuvad võrdse kiirusega, mõlemad teevad sama põmmu või plaksu sinna vastu planke maa peal samal hetkel, ei ole võimalik eristada. Nüüd, need on nagu katsed, aga tegelikult tuleb välja, et kõike seda on võimalik ka puhta mõttega läbi mõelda ja teha. Galilei arutlused on nüüd aasta ja natuke rohkem eesti keeles ka loetavad, ilmusid need madalamades Leidenis ja kirjutatud on dialoogi vormis, kus siis 3 õpetlast omavahel arutlevad ja see, kes on kõigist nendest targem ja räägib, kuidas asjad on Salviati. Ja tema kirjutab või räägib, arutleb seal niimoodi. Aga kui see nii on, ühesõnaga nii nagu Aristotelesele, et raskem keha kukub kiiremini, siis vastab ühtlasi tõele, et näiteks kui suurema kivi liikumiskiirus on 8 pügalat, väiksemal kivil aga 4 pügalat, siis neid 2 kokku sidudes on liitmoodustise liikumiskiirus järelikult väiksem kui 8 pügalat. Aga kokku seotult moodustavad nad 2 kivi suurema kivi kui esialgne, mille liikumiskiirus oli 8 pügalat. Et paneme kergema ja raskema, et kergem siis liigub aeglasemalt, raskem kiiremini, paneme seome nad kokku, nii nagu siin see mõtteline niidike neid seob, siis aeglasem kivi peaks ju aeglustama kiiremat kivi ja kokku nad ei saa liikuda nii kiiresti kui kiirem kivi. Aga teistpidi, kui nad on kokku seotud, siis nad on kokku raskemad kui see raskem kivi ja järelikult nad peaksid liikuma kiiremini. Nii et siis järeldus on see, et järelikult liigub mürakam kivi aeglasemalt kui väiksem ja see läheb teie seisukohaga vastuollu. Ja siis nad siis vaidlesid seal mitmete lehekülgede kaupa, rääkisid, kas õhku saab kaaluda ja kõike muud, aga lõpuks ja isegi päev ei jõudnud veel lõpuni, kui tehti järeldus, et kui keskkonna vastupanu täielikult kõrvaldada, siis peavad kõik materjalid langema võrdse kiirusega. Ja tuleb välja, et ei olegi vaja ronida sinna Pisa torni, on vaja lihtsalt selgelt mõelda, teha selline mõtteline eksperiment ja näha, et kõik kehad peavad langema sama kiirusega, kui me nüüd õhutakistuse niisugused asjad jätame välja. Et mõttejõul Aristoteles on ületatud. No sellega veel ei piirdu tegelikult kogu see dialoog seal, arutlused lähevad edasi, et Salviati räägib, kuidas siis tekkis mõte veeretada liikuvaid kerasid mööda kaldpinda, sest kaldpinnal hakkab erineva raskusega kehade käitumine silma niisama hästi, kui püstloodis lippuvate korral. Et kaldpind on näha sellel joonisel või sellel siis freskol, see on 19. sajandi üks maal seal Firenzes, seinamaal, kujutab Galileid, kus ta õpetab Di Medici siis valitsejad. Medicid olid Firenze kuulus siis suguvõsa, alguses seal pankurid ja siis hertsogid ja Galilei oli mingil perioodil seal 17. sajandi alguses Cosimo II Di Medici koduõpetaja ja pärast õukonna matemaatik ja võib-olla siis sai seal neid katseid teha, see lastakse kera veerema mööda renni
Galilei ise on siin, näete, keskel osutab ühe käega raamatule ja teisega Rennile ja siin vasakul on aristoteliaanid ilmselt, kes ainult tuhnivad raamatus ja katset ei tee. Aga see mõte on, et püstloodis langemine oleks nagu püstloodis renn ja kui me saame mingisuguses rennis juba asjad selgeks, siis püstloodis on võimalik see tuletada. Ehk vaba langemine on sellise kaldpinna siis äärmuslik juht, mõtteline piirjuht. Jällegi me saame selle vaba langemise kohta teha otsuse mõtte jõul. Aga enne siis mõõta, kuidas kerad veerevad mööda renni ja tuleb välja, et jällegi massist ei sõltu see kiirus. Ja Galilei oli veel targem, ei hakanud renn, paar sekundit nad võivad sealt veereda, tol ajal head kellad polnud. Galilei seal lasi veel valguda mingisugusesse anumasse ja pärast mõõtis, kui palju vett on, siis on kogunenud selle hetkega, kui kera on veerenud sinna poole renni peale või lõpprenni peale, siis ta sai kuidagi ajavahemikke mõõta. Aga edasi ta räägib seda, et võtsin 2 kuuli, riputasid mõlemad ühesuguse peenikese nöörijuppi külge ja viinud kummagi ristloo tasendist välja, lasin nad samal hetkel lahti, ühesõnaga tekitas pendli. Ja siis need kehad hakkasid seal võnkuma ja käisid täpselt ühes taktis, sõltumata sellest, milline mass oli. Et siis ka tegi Galilei eksperimendi. Meil on huvitav see, et tore mõtte jõul saab ümber lükata mingid arvamused, saab jõuda uue tulemuseni, kõik kehad peavad langema võrdse kiirusega. Ja vaba langemine on kui kaldpinna ja pendli mõtteline piirjuht, me ei pea isegi neid otse kukutama sealt tornist. See viib meid tänase teemani, juhatas sisse, et meil on siis mõned küsimused, et see kehade sidumine puhtalt oli mõtteline. Et kas ja kuidas on võimalik, et see kujutlusvõime niimoodi neid seob, ilma uute empiiriliste andmeteta, ilma kehasid tornist kukutamata, võib viia uute teadmisteni empiirilise maailma kohta. Puhtalt mõttes me teeme mingisuguse kujutleva eksperimendi ja saame midagi uut teada, kuidas see on võimalik. Kui me niimoodi teeme, kas sellised mõttelised eksperimendid on legitiimne probleemide lahendamise meetod füüsikas? Kas tulemusi võib usaldada? Või on need lihtsalt sellised pedagoogilise ja meelelahutusliku iseloomuga illustratsioonid füüsika juurde? Ja kas mõttelisele eksperimendile võib toetuda ka siis, kui tegelik eksperiment on võimatu? Kehasid tornist kukutada saab, aga me võime panna kehad liikuma näiteks tühjas ruumis, kuhu ise minna ei saa. Kas me siis sellisele mõttelise eksperimendile toetades saame midagi teada ja väita või ei saa? Nüüd siin paremal on need väike jutujärg, et me oleme nüüd Galileist rääkinud, tuleme Steveni juurde tagasi, tal oli veel teisi eksperimente, tore väike selline mõtteeksperiment, kaldpind, siis püüame otsida vastuseid nendele küsimustele, üks teadusfilosoof Austriast, Ernst Mach, saab sõna. Siis uurime sügavamalt mõningaid näiteid veel aja ja ruumi kohta, Newtoni ämber ja pöörlevad kehad, Einsteini rong ja lift ja 20. sajandi filosoof Thomas Kuhn siis arvab ka midagi ja pakub vastuseid. Ja et see ettekanne nüüd jõuaks ka käesolevasse sajandisse välja, siis näide mustsade aukude paradoksidest, mille üle vaidlevad tänapäeva teoreetikud. Ja et ega küsimused ei saa siin, filosoofilised küsimused ei saa alati väga lihtsalt vastatud, siis lõpetame väikse mõtisklusega, kus inspiratsiooniks on Roger Penrose'i 3 maailma kontseptsioon, millest see seisneb, siis kohe räägime seal. Stevin, et temalt on ka raamat, et kui Galilei oma arutlused kirjutas itaalia keeles, avaldas Leidenis, siis tuleb välja, et Stevin ka kirjutas omad arutlused hollandi keeles ja avaldas ka Leidenis. Et Stevenil oli arusaam, et hollandi keel on väga hea teaduskeel, ta lõi uusi sõnu ja läks vastu sellise traditsiooniga arutleda ladina keeles tol ajal. Nii et küsimus on siin selle väikse näite juures, millist jõudu on vaja, et hoida keha kaldpinnal.
tegelikult väga praktiline ülesanne meil siin ka talvetingimustest. Kaldpinnad on väga libedad ja mis meid seal hoiab, on hõõrdejõud ja millist hõõrdejõud on vaja, et seda et siis pinnal püsida ja millal siis libiseda sealt maha. Et on kaks äärmust, et kui kaldpind on nagu tasane, ühesõnaga see esimene vasakult siit, siis jõudu pole vaja, keha on lihtsalt paigal. Ja keskel on siis kaldpind, mis on täiesti püsti, siis on vaja hoida keha üleval vastavalt tema kaalule. Aga kui nüüd see kaldpind on niimoodi kaldus, siis millist jõudu on vaja. Ja Stevin tegi sellise mõtteeksperimendi, võttis niisuguse kolmnurksed küljed, siin alumine külg on horisontaalne ja kaks külge on siis mingisuguse kaldega. Ja ütles, et kujutleme, et meil on niisugune kett sellistest kerakestest. Et on selge, et kuulid peavad olema paigal, muidu pole selge, et kuidas pidi see kett seal hakkab liikuma, oleks nagu mingi igiliikur ühtepidi või teistpidi. Nad peab olema tasakaalus. Nüüd siin joonisel see need alumised kuulikesed, need tõmbavad kummastki otsast seda keti ülemist poolt võrdse jõuga. Järelikult need võib jätta arvestamata. Et järelikult, kuna asi on tasakaalus, siis meil kehtib see parempoolne pilt sama hästi. Ka see peab olema tasakaalus. Ja siit me juba näeme, et milline see jõudude vahekord on. Et näeme siit, et jõud on võrdeline kaldpinna kõrgusega ja teiselt poolt pikkusega pöördvõrdeline, et mida pikem pind sama kõrguse juures, seda vähem jõudu on vaja. Siit on ühelt poolt on 2 ja teiselt poolt 4 ühikut ja need on omavahel tasakaalus. Et üks pind on pikem, siis 2 korda pikem ja seal on 2 korda rohkem kehasid saab siis hoida tasakaalus. Nii et ei ole see mõtteeksperiment sugugi ainult niimoodi, et me saame öelda, et miski on valesti, vaid me saame ka teha eksperimendi, mis ütleb, kuidas asjad on ja kuidas nad on lausa kvalitatiivselt. Me saame isegi sellise matemaatilise valemi kirja panna puhtalt mõttejõul, kui me seda eksperimenti siis nüüd analüüsime ja sealt tulemused kätte saame. Et väga huvitav, ei peagi füüsikkatset tegema, võib ainult mõelda, kuidas on. Ernst Mach siis, et Austria füüsik ja filosoof oli vaadeltelt äärmuslik empiirik seal 19. sajandi lõpus ei uskunud, et aatomid on olemas. See oli tollal üsnagi paljude mudelite aluseks, aga aatomeid ennast vaadeldud polnud. Ja Mach oli selles suhtes skeptiline, et kas need aatomid ikkagi on, ei teatud, kui suured nad on ja nii edasi. Selles suhtes oli äärmuslik empiirik, et kui ikkagi näha ei ole, siis oleme kahtlevad. Machi nimi käib muide ka jälle tänapäeval läbi, sest ta uuris seal lööklaineid ja aerodünaamikat, et Machi järgi nimetatakse mitu siis lendavat kehad, mitu helikiirust. Ühesõnaga, kui on hävituslennuk, siis tema kohta öeldakse, mitu Machi ta nagu välja võtab, mitu korda ta võib valguse helikiirust ületada. See on ka siis 2-3 või äärmisel juhul mingi 4-5 korda, see on siis, või mingi ballistiline rakett, siis mõõdetakse ka Machides seda. Nii, aga meile on ta pakkuv sellepärast, et ta mõtiskles mõtteeksperimentide üle ja pööras endale suurt tähelepanu ja kirjutas ka väikse sellise teose. Ja populariseeris seda mõtteeksperimendi mõistet, kui et siis reaalse eksperimendi sooritamine kujutluses. Mida ta nende kohta arvas? Et mõtteeksperiment on empiirika jätk. Loominguliselt ümber mõtestatud vana kogemus, et ei ole siit uut teadmist, vaid et meil on toetuma olemasolevale sellisele empiirilistele andmetele ja mõtteeksperiment aitab meid nendega töötada. Miks see töötab? Darwini evolutsiooniteooria järgi kõik olendid on kohastunud looduses elama ja seetõttu peab nende privaatmaailm, nende kujutluste võimete maailm
olema kuidagi ikkagi sarnane avalikule maailmale, kus need siis füüsikalised katsed toimuvad. Ja kõik on kogunud endale kogemuste varasalve, millest väike osa on süstematiseeritud, artikuleeritud ja mingi seadusteks formuleeritud. Et kõigil on mingi instinktiivne teadmine ja seda kasutades mõtteeksperiment on selline võtmeke, millega see instinktiivsest teadmisest ja nendest kogemuse varasalvest saab siis uusi väiteid, mida enne ei osanud sõnastada, aga siis saab nagu taibata. Ja selles mõttes mõtteeksperiment põhineb kaudselt vaatlusel eksperimendil, olemasolevaid empiirilisi andmeid analüüsitakse uuest vaatenurgast. Ja mõtteeksperimendid on kasulikud, saab välja lülitada kõrvalised segavad tegurid nagu hõõrdejõud, seal Aristoteles taas õhus ja vees ja igal pool hõõrdumine on väga nagu segadusse, et kui need välja lülitada, siis mõtteeksperiment on abiks. Ja et pole karta eksperimentaatori kohmakusest või tema aistmismeele ebatäpsusest tulenevaid vigu, et keegi luges sekundid valesti või vaatas või ajas midagi sassi. Aga samas Mahko hoiatab, et mõtteeksperiment ei pruugi alati õiget tulemust anda ja seda eriti valdkondades, kus eksperimentaatori need instinktiivsed teadmised on tagasihoidlikud, et kui ikkagi pole kehade liikumist või õhus lendamist nagu väga vaadelnud, siis võid ka selle mõtteeksperimendiga mööda panna. Ja eks kui siin on juttu eksperimentaatori kohmakusest, aistmismeele ebatäpsusest, siis ka kujutlusvõime võib olla mõnel kohmakas ja ebatäpne või lennata liiga kaugele, et ka selles mõttes tuleb olla hoolikas. Jah. Et mitte oma selle mõtteeksperimendiga väga kõrgelt lennata, siis ei pruugi tulemused olla usaldusväärsed. Ja eks ole, mitte igasugune fantaasia pole mõtteeksperiment, meil räägime ikkagi väga teaduslikus kontekstis, kus see arutelu peab olema olemasoleva teaduse piires. Machi ette käis juba pikk arutelu mitmetel teemadel füüsikas ja mõtteeksperimente tegelikult, millel ta siin tugineb, on palju. Ja üks kõige kuulsamaid nendest on Newtoni ämber, mis on siin joonisel. Et mis see teema on, et Aristoteles ütles, et tühja ruumi pole olemas, ei saa olla, et muidu oleks seal kehade kiirus ju lõpmatu, sest see oli pöördvõrdeline keskkonnatihedusega, kui keskkonnatihedus on 0, siis järelikult kiirus on lõpmatu. Galilei näitas, et kõik kehad ikka liiguvad siis sõltumata massist, nii kuidas neile hoogu anda. Newton tuletas ka oma liikumise seadused, aga nüüd tekib küsimus, et kui kehad liiguvad, siis kas alati millegi teise keha suhtes või saame rääkida ka absoluutsest liikumisest. Et Descartes ja Leibniz arvasid, et liikumine on alati millegi suhtes, teiste kehade mingi teine referentspunkt peab olema. Liikumisest niimoodi üldiselt, abstraktselt ei saa rääkida. Aga Newton arvas, et saab, et on olemas absoluutne ruum ja selles suhtes saab ka rääkida liikumisest. Ja siis, et oma seisukohta põhjendada, tõi ta järgmise mõtteeksperimendi. Meil on siin ämber, täidame veega, kinnitame nööriga ja hakkame seda ämbrit niimoodi keerutama, et see nöör läheb niimoodi krussi või tulevad need keerud sinna sisse. Ja siis laseme lahti sellise ämbri. Et keerud hakkavad ennast lahti kerima, panevad ämbri pöörlema, see punkt, näide 2 on siin, ämber pöörleb. Aga vesi alguses on paigal selles ämbris ja veepind on ka tasane. Nüüd, kui ämber niimoodi hooga pöörleb, siis ta tõmbab vee endaga kaasa pöörlema. See on siis näide, see on see hetk 3, kus ämber pöörleb ja pöörleb ka vesi siin sees. Ja kuna vesi pöörleb ämbris, siis tema pind tõmbub kumeraks niimoodi. Ei ole enam tasane, vaid kumer. Ja neljandal hetkel või momendil siin etapil ämber on keerud lahti kerinud, nüüd jäänud paigale, aga vesi selles ämbris ikkagi keereb edasi ja pind on kumer.
Newton järeldas sellest näitest, et me ei saa veepinna, et kuidas siin seletada veepinna kumerust, seda ei saa seletada vee suhtelise liikumisega. Selle ämbri kui ümbritseva suhtes, et milles suhtes saab vesi liikuda, ta saab liikuda ämbri suhtes, aga näete, et juhtumid 2 ja 4, see tähendab, et ämber ja vesi on suhtelises liikumises omavahel, ükskord selles pildis siis ämber pöörleb, vesi on paigal või teinekord vesi pöörleb ämber paigal, et sellise suhtelise liikumise korral ükskord veepind on nõgus, teinekord sile. Ja vastupidi, kui ämber ja vesi liiguvad mõlemad samamoodi, kas siis on mõlemad paigal või mõlemad siis pöörlevad, siis ühel korral ikkagi see veepind on tasane või teinekord kumer. Järelikult need ei saa siin olla sellest suhtelisest liikumisest põhjustatud efekt. Milles siis on, seda saab seletada ainult absoluutse liikumisega, absoluutse ruumi suhtes. Et see, et vesi pöörleb, võib olla mingisuguse absoluutse ruumi suhtes, mingi absoluutse tausta suhtes liikumine. Järelikult Descartes ja Leibniz eksisid ja absoluutne ruum on olemas ja me saame rääkida niimoodi liikumisest absoluutse ruumi suhtes. Absoluutne ruum on selline abstraktne mõiste, suurus, mida otseselt mõõta ei saa, aga tehes sellest katset ja mõttelist katset isegi, siin ei ole oluline, kui kiiresti see ämber pöörleb. Me saame, see kvantitatiivne pole siin oluline, see kvalitatiivne ja mõtteline aspekt, me saame siin teha mõttelise järelduse, et absoluutne ruum peab olema. Jällegi siis mõtteeksperiment. Sealt edasi, lihtsustades või abstraheerides Newton pakkus ka, et kujutleme 2 keha tühjas ruumis. Jätame, ämber peab kuhugi, see keeru köis peab kuhugi toetuma või kuhugi kinnituma, jätame kõik selle ära, vaatame ainult 2 keha tühjas ruumis, kus üldse midagi muud ei ole. Ja siis on ju vahe, et kas pöörlevad kehad, nagu siin vasakul, või pöörleb ruum. Et võite, ma ei tea, kas on mõttes, aga äkki on ka tore teha jaaniõhtul niisugune eksperiment, et võtate sõbral käest kinni ja siis hakkate pöörlema omavahel niimoodi. Keerutate. Ja siis kui teie keerutate, siis ju teie käed on pinges. Ja nagu see niit siin kehade vahel on pinges. Aga siis jääte seisma. Aga pea käib ringi ja niisugune, et nagu maailm käis ringi. Aga ometi teie seisate ja maailm käib ringi, aga käed enam ei ole nagu pinges, on lõdvenenud ja siin ka nöör on, nende kehade vahel on lõdvenenud. Et see näitab nüüd, et on vahe, kas pöörlevad kehad või pöörleb ruum, ei ole siin suhteline. Et kui pöörlevad kehad, siis on niit pinges ja kui pöörleb ruum, siis niit on lõtt. Järelikult see absoluutne ruum on olemas, meil on ikkagi vahe, kumb pöörleb, ei ole suhteline. Ja see näitab veel eriti siis, et absoluutne ruum peab olema olemas, et me saame, sellist ämbriga saab igaüks katset teha, nende 2 kehaga, me saame ka katset teha, aga see ei ole päris see, mida Newton mõtles. Newton ikka pidas sinna silmas, et oleme täiesti tühjas ruumis. Ja siis saab ka siit teha järeldusi sellisest puhtalt mõttelisest katsest, et see absoluutne ruum on olemas. Ämber, kuigi katset saab teha, on ka, võiks pidada ikkagi mõtteeksperimendiks, sest põhijäreldus on saadud arutlesu mitte mõõtmise teel, pole oluline, mitu keerdu sinna me nöörile keerasime, kui kiiresti ämber pööres, kui suur see ämber oli, milline oli selle ämbri pind, kas ta oli hästi sile või kuidagi väga robustne ämber, mis materjalist ämber oli, see pole oluline see kvantitatiivne ja see mõtteline aspekt. Ja teaduslik tähendus on illustratiivne, illustreerib seda Newtoni teooriat ja seisneb interpretatsioonis, mitte empiirikas. Et see on ka siis mõtteeksperimendi üks niisugune näide või roll, illustreerida mingisuguseid keerulisi seoseid, mis teooriast tulenevad. Ja, et siis 1687
mõtteeksperimendid said välja hõigatud ja 200 aastat või rohkem selle üle vaieldi. Newton üldiselt suutis Leibnizi reegli ümber veenda, et absoluutne ruum on olemas, aga Mach toob selle teema jällegi päevakorda, kritiseerib Newtonit ja toob nagu selle relatiivsuse või liikumise suhtelisuse tagasi teemaks. Et mis ta siis ütleb? Et vesi ämbris pöörleb maa ja teiste taevakehade suhtes. Et siin on mingi jõud, mis on võrdeline kiirenduse ja kehade massiga, et ei saa öelda lihtsalt, et on ainult vesi ja ämber. Et on ka teised taevakehad ja maa ja nende suhtes siis on pöörlemine, mitte absoluutse ruumi suhtes. See kriitika oli ajendiks ka Einsteinile mõelda edasi. Einstein sõnastas enda jaoks ka lausa Machi printsiibi, et meil ei ole mitte absoluutset taustsüsteemi, absoluutse ruumi näol, vaid meil on interaktsioon kogu universumi mateeriaga. See oli see Machi idee, et taustsüsteemi moodustavad kõik kehad kokku, sellise universaalse absoluutse taustsüsteemi, mille suhtes vesi ämbris pöörleb. Ja Einstein läks siit veel edasi oma teoorias, kuidas universumi mateeria hakkab siis mõjutama aega ja ruumi iseennast. Taustsüsteem laguneb, aeg ja ruum ei ole enam niimoodi absoluutsed, vaid on kõverad ja järgivad seda, milline on mateeria. Aga nüüd Machi kriitika pöörlevate kehade suhtes oli, et see mõtteeksperiment, kus pöörlevad kehad tühjas ruumis, see pole usaldusväärne, see on liiga kaugel olemasolevatest kogemustest ja me ju ei tea, et kuidas me saame arvata, et ruumi pöörlemine kehadele kuidagi ei mõju, kas see parempoolne näide siin, kus ruum pöörleb, kehad on paigal, kas sellist asja saab üldse ette kujutada, tühi ruum ja pöörleb, mida see siis üldse tähendab. Ja me ei saa nagunii tühja ruumi siis eksperimenti seal tühjas ruumis teha, sest kuskil peab olema veel eksperimentaator või vaatleja, selle asja vaatleja. Ja niisugune mõttetöö, mõte küll töötab siin, aga usaldusväärne see pole, sellepärast, et on liiga kaugel tavalisest kogemusest. Einstein oli Machi mõtetest küllaltki inspireeritud ja see, et meil ei ole enam absoluutne ruumi aeg, vaid et me saame seda Newtoni nagu argumenti vaidlustada, viis teda relatiivsusteooria loomiseni. Siin on üks väike näitekene, mida on ka võimalik eesti keeles lugeda eri- ja üldrelatiivsusteooriast üldarusaadavalt, aga mõte ise tal oli juba varem. See on siis erirelatiivsusteooria korral, pakkus ta välja, et kujutame nüüd sellist olukorda, et meil on rong, sõidab mööda rööpaid siin ja need ülevalt alla tuleb lugeda siis erinevatel ajahetkedel, näiteks iga sekundi järel. Siin rongis on üks kaassõitja või reisija rongi keskel ja siis teine isik siin all on nagu peroonil või selle raudteetammi kõrval ja vaatavad mõlemad välja. Ja sel hetkel, kui nad vaatavad üksteisele näost näkku, et siis see reisija vaatab välja ja näeb täpselt seda isikut, kes on siin perroonil, sel hetkel nad mõlemad registreerivad valgussähvatuse, mis on üks tulnud siis ühest rongi otsast ja teine teisest rongi otsast. Siin pildil on joonistatud, et keegi on nagu lambiga annab valgust või sähvatab seal. Einsteinil originaalis on, et rongi tabab välk. Rongi otsa, kummastki otsa tabab välk. Ja nüüd nad hakkavad rekonstrueerima, et kuna mõlemad on näinud samas kohas, samal hetkel valgussähvatust, nad mõtlevad nagu ajas tagasi. Et see, kes on rongi sees, tema jaoks rong on paigal olev taustsüsteem ja valgus peab siin liikuma
mõlemas suunas võrdse kiirusega. See on erireaktiivsuse postulaat, et valguse kiirus on sama iga vaatleja jaoks ja siis ta näeb, et siit läheme ajas niimoodi tagasi, see on siis lõpptulemus, ajas läheme niimoodi tagasi, siis kuna mina olen rongi keskel, siis ja need sähvatused jõudsid minuli samal hetkel kummaltki poolt, siis järelikult need sähvatused pidid toimuma samal hetkel kummaski rongi otsas. Väga loogiline. Aga mida näeb see kõrvalseisja? Kõrvalseisja peab arvestama sellega, et rong ka ju liigub. Ja seetõttu siis see valgus siit peab jõudma, tulema rongiga kaasa siit, jõudma kiiremini. Nii et tema jaoks siis on siis selline rekonstruktsioon, et kõigepealt sähvatas see rongi eesotsas olev valgus siin. Mitte kõigepealt, vaid vähem aega tagasi. Ja rohkem aega tagasi sealt rongi tagaotsast. Et kui me loeme siis nagu ajas ettepidi, siis kõigepealt pidi sähvatama siin see rongi tagaotsas olev lambikene ja sealt hakkas valgus tulema ja siis järgmisel hetkel pidi sähvatama eesotsas. Ühesõnaga, et need sähvatused ei ole enam samaaegsed selle kõrvalseisja jaoks. Ja siit järeldab Einstein, et nende ruumiliselt eraldatud sündmuste samaaegsus on relatiivne. Me ei saa enam rääkida, et üks on kindlasti enne kui teine, vaid see sõltub taustsüsteemist, kus me oleme. Kas me liigume nagu kaasa või oleme paigal seal, sellest sõltub, kumb oli enne. Et selline püha arusaam, et on absoluutne aeg ja igal sündmusel on mingi hetk, see enam ei tööta. Et see, mille asjad toimuvad, sõltub sellest, milline on meie taustsüsteem. Kas me oleme rongis või vaatame rongi kõrvalt. Ja ühesõnaga lagunes sellise mõtteeksperiment veenis Einsteini ka ja talle tundus see hea näide seletada ka teistele, miks vähemalt aeg on relatiivne ja samasugused mõtted siis ka käivad relatiivsusteoorias ruumi kohta, et see ruum ei ole absoluutne, vaid on ka relatiivne. Aga jällegi muidugi Einstein sellist eksperimenti ei teinud, kes ikka hakkaks nüüd püüdma ootama kuni nii rongi esiotsa kui tagaotsa tabab välk ja veel samal hetkel, vaid et see on puhtalt mõtteline konstruktsioon, mis illustreerib erirelatiivsusteooria järeldusi. Et need järeldused on teoorias olemas, aga see mõtteeksperiment toob välja sellise peidetud tähenduse, mis muidu jääks võib-olla sellise abstraktse formalismi varju. Ja siin sellise näite korral on meil võimalik sellesse kuidagi suhestuda, seda kuidagi ette kujutada, see saab meile mõistetavaks. See on niisugune poolpedagoogiline, selline illustratiivne näide asjadest, mis teoorias on, aga siis neist kuidagi mõelda on vaja näidet ja näide on selline mõtteline. Einstein tegi muidugi palju mõtteeksperimente, aga mõned nendest on nüüd rohkem kuulsad kui teised ja ma olen siia valinud veel ühe kuulsa Einsteini mõtteeksperimendis on lift. Et kunagi isegi enne üldrelatiivsusteooria roomist, enne kui ta siis ühendas relatiivsuse ja gravitatsiooni, tal oli kujutlus, et kui ta vaatab oma selle patendibüroo aknast välja, siis teisel pool oli mingi kõrge hoone ja sealt keegi kukub alla ja kui ta parasjagu kukub, siis ta on kaalut olekus ja et selle vaba kukkumine oleks nagu sama hea kui tähtedevaheline ruum. Aga hiljem see, et keegi kukub ja mis sellest kukkujast nüüd ikka väga saab, kõlab natuke morbiidselt, et hiljem ta räägib sellest samast või
ühesõnaga toob sellele samale mõttele natukene lihtsama kuju. See on siis raamatust Füüsika evolutsioon, mis on ka ammu eesti keeles olemas. Et on lift. Et on liftis, kui liftil akent ei ole, siis on füüsikakatsed ei võimalda eristada, kas ollakse kiirenevalt tõusvas liftis, nii nagu siin vasakul, või ühtlases gravitatsiooniväljas paigal olevas liftis. Ühesõnaga maa peal raskusjõud mõjub, meil ei ole võimalik katset teha ja aru saada, kus me tegelikult oleme. Et noh, mis katse see võib olla, et laseme kuulikese lendu ja siis vaatame, kuidas ta seal ajas liigub, sama Galilei katse, aga kuna lift liigub kiiremini, laseme siin kuulikesel lendu, aga kuna lift samal ajal liigub ülespoole, siis kuulike ka ja liigub ülespoole veel kiirenevalt, siis need järgmised sammud siin on järjest pikem vahemaa iga hetke vahel, mis kuulike läbib, et nagu kukub kiirenevalt potsti vastu lifti põrandat. Sellepärast, et kuulik ise jääks nagu Newtoni järgi ju paigale, aga lift liigub ja siis näib nagu kuulike kukuks. Aga teises liftis, mis on paigal ja maa gravitatsiooni väljas või tundub siin mingisugune teine kehake, aga see on mõtteeksperiment, me ei pea seda tegelikult tegema. Et seal kuulike kukub sealt ülevalt käest maha tänu gravitatsiooni jõutõmbele. Nii et üks kord kukub selle tõttu, et lift liigub üles ja teine kord selle tõttu, et maa tõmbab või see gravitatsiooni jõud tõmbab. Ja me ei saa eristada. Ja Einstein siis nii füüsikakeelde pannuna luges sellest välja järgmise, et inertne ja gravitatsiooniline mass on samad. Inertne mass tähendab seda, et kui jõud mõjub, siis milline on see mass, mis siis määrab ära, milline kiirendus tekib. Nagu inerts, et keha liikumise olukorda muuta. Ja gravitatsiooniline mass on see, et kuidas keha allub gravitatsiooni jõule. Ja need on samad ja sealt tuletas, või seda nimetas Einstein ekvivalentsusprintsiibiks, see oli üks alusprintsiip ja tuletas palju asju üldreaktiivsusteooria jaoks. Muu hulgas tuleb siit ka välja, et isegi valguskiir peaks painduma gravitatsiooni väljas. Miks? Et kui siin oleks sellel teadlasel või kes siin on, lipsuga härra, oleks näiteks selline mingi laser, ta näitaks siia vastu teist seina, kui lift on paigal, siis me ju arvame, et see laserkiir lihtsalt läheb siit vastu teist seina. Aga kui lift tõuseb, siis keha läheb otsa, aga lift tõuseb ja siis ju see punktiki peaks olema siin natuke allpool, sellepärast, et lift on läinud vahepeal eest ära. Ja kui nüüd need kaks olukorda on võrdsed, siis järelikult gravitatsiooni väljas peaks ka juhtuma see, et valguskiir ei lähe mitte sirget teed pidi, vaid kaldu natuke kõrvale. Ja Einstein seda ka ennustas, et kui meil on kauge täht ja selle tähe valgus või siis tähelt tulev kiir, mis jõuab meieni, see läheb hästi lähedalt päikesest mööda, siis ka see valguskiir peaks natukene painduma. Me oleme varasemates loengutes mahanud juba gravitatsiooniläätsi, see on see sama efekt. Nii et polnud Einsteinil maja muud teha, kui mõelda sellisest liftist ja ta sai juba kätte ühe olulise üldreaktiivsusteooria ennustuse, et valguskiir peab painduma gravitatsiooni väljas. Et mõtteeksperimendist tuli oluline järeldus, mida oli võimalik katseliselt kontrollida ja kontrollitigi. Et siis see järeldus on sealt Einsteini teooriast 1915. Päikese lähedalt möödumist on väga raske muidu vaadelda, võib pimedaks jääda, aga kui on päikesevarjutus, siis on just hea moment. Ja 1919 tekkiski selline hea moment, kus oli võimalik seda vaadelda, tuli minna Aafrikasse vaatlema. Inglise teadlane Arthur Eddington sõitis sinna ja
ja tõesti mõõtis ära, et selle siis päikesevarjutuse siis ajal päikesest natuke eemal olnud tähe asukoht pisut muutus. Et oli siis võimalik kindlaks teha, et pisut muutus selle tõttu, et see teekond oli päikesele hästi lähedal, nagu riivas praktiliselt päikest ja selle kiire teekond natukene kõverdus. Ja siin paremal on näha New York Timesi, ma ei tea, kas siis juhtkiri või esiküljel oli oluline uudis, teadusuudis, kuidas siis valgused taevas on nihkunud ja kõik sellest räägivad. Einsteini teooria on võidukas, aga et tähed pole seal, kus nad peaksid olema, vaid on natukene nihkunud valguskiire paindumise tõttu, aga keegi ei pea muretsema selle üle. Ja siin vist on juttu ka mingist raamatust, mida ainult 12 tarka meest tol hetkel siis suutsid aru saada ja lugeda. Aga nüüd huvitav on, mis Einstein kohtis, kui talt küsid, et no hüpoteetiliselt, et mis oleks siis, kui vaatlused oleksid üldrelatiivsusteooria ennustustega vastuolus olnud. Et kui see valguskiire paindumist ei oleks toimunud. Ja see mõtteeksperimendi järeldus oleks vale olnud. Einstein siis vastas, et mul oleks armsast lordist kahju olnud, oli siis Sir Arthur Eddington, eks ole. Sest teooria on õige, et eksperimentaator oleks siis eksinud, tal oli nii suur usk oma kujutlusvõime jõusse, et sellest teooriast saadud järeldused on õiged. Ja kuna hiljem ka üks tore tsitaat mingist intervjuust Einsteinilt, olen küllalt kunstnik, et toetuda vabalt oma kujutlusvõimele. Kujutlusvõime on tähtsam kui teadmised. Teadmised on piiratud, aga kujutlusvõime haarab ümber maailma. Et Einstein rõhutas seda kujutlusvõimet ja see oli talle teadusrevolutsiooni tehes väga oluline vahend. Nii, mõtteeksperimendid nii ja naapidi. Püüame need ka nüüd veel mõtestada. Thomas Kuhn, kuulus Ameerika teadusfilosoof, ka tema raamat teadusrevolutsioonide struktuurist on eesti keeles olemas, tulevad sisse mõisted nagu normaalteadus ja teadusrevolutsioon. Normaalteadus on see, mis siis enamus aega tehakse, aga teadusrevolutsioon on siis, kui näiteks Newtoni mehaanika asendub relatiivsusteooria ja kvantmehaanikaga, täiesti uus teooria. Ja see oli ka mõistega paradigma, et ühe teooria raames siis on mingi paradigma ja see paradigma võib vahetuda. Ja tal on essee, mis räägib just mõtteeksperimentidest. Ja vastab küsimustele siis, mis me ka päris oma loengu alguses üles lõikasime. Kuidas saab mõtteeksperiment ilma uute empiiriliste andmeteta viia uue arusaamiseni loodusest? Nii et kuidas Einstein ühtegi katset tegemata, ühtegi uut mõõtmist tegemata aimas ennustas ette, et valguskiir peab painduma. Või ka siis Galileo lükkas ümber seal Aristotelese. Nüüd Kuhn seletab seda niimoodi, et siin ei ole mitte mängus uus arusaamine loodusest, vaid mõistelisest aparatuurist. Et see, mida mõtteeksperiment teeb, see näitab vastuolusid eelnevas mõtlemises, toimub mõistete korrektuur, segadus lahendatakse. Ja selleks pole uusi andmeid vaja, me ei tee nii palju siin maailmaga, vaid oma mõistetega, mis mingis teoorias on. Teine punkt, et kui sarnane tegelikele olukordadele peab mõtteeksperiment olema. Sarnaselt Mahiga Kuhn arvas, et kujuteldav olukord olgu selline, et mõisted rakenduksid tavalisel viisil. Et kui me läheme väga kaugele, kus mõistete rakendamisele, siis me ei pruugi sealt saada õiget vastust. See, mida Galilei näitas, oli, et Aristotelese definitsioonid ei kehti meie maailmas. Et Aristoteles oli küll tore konstruktsioon, aga meie maailmas see ei kehti.
ja selles mõttes mõtteeksperiment annab uut infot nii mõistete kohta, mõisted ei kehti, seal on mingi vastuolu, aga ka maailma kohta, et vaat see mõiste konstruktsioon meie maailmas ei kehti. Siis me saame ka midagi nagu kaudselt maailma kohta teada. Ja mõtteeksperimendid on olulised, kui on vajalik mõistete reform, sest enamasti nad ikkagi kehtivad või käib see mõtteeksperiment käib nagu selgitab mõisteid või selgitab nende mõistete rakendavuse piire. Mõistete reform, paradigma vahetus, teadusrevolutsioon. Ja seetõttu pole ime, et mõtteeksperimentide meistriteks olid teadusrevolutsionäärid nagu Aristoteles, Galilei, Descartes, Einstein, Bohr ja nii edasi. Et normaalteaduse piires tavaline nokitsemine on ikkagi mõõta midagi, aga kui tahta minna sellest praegusest paradigmast välja, siis mõtteeksperimendid on omal kohal, mingites ekstremaalolukordades võivad näidata, kuidas see praegune aparatuur, mõisteline aparatuur ei kehti ja võib-olla anda vihjeid, kuidas ka minna edasi. Nii nagu Einstein sai vihjeid ja nagu Galilei sai vihjeid, et minna siis vastavalt Aristotelesest või Newtonist edasi. Minu loeng jääks ebatäielikuks, kui ei räägiks ka käesoleva sajandi suurtest paradoksidest ja sellest, mida füüsikateoreetikud oma kujutusvõimes siis lahkavad. Siin on võib-olla natuke keeruline aru saada, ma loodan, et ta on ka enam-vähem loetav. Nimelt mustade aukude infoparadoks ja selle võimalikud järeldused. Et see infoparadoks tegelikult läheb tagasi juba Stephen Hawkingini 1976, tuhandeid viiteid kogunud artikkel, et kui aine kukub musta auku, kollapseerub, siis läheb kaotsi ennustatavus või me rohkem ei ole võimelised sealt midagi edasi ennustama. Ehk teatud mõttes nagu info läheb kaduma. Et vaatame siin rahulikult seda vasakut poolt. Et kujutletud on siis siin must auk, niimoodi ruum on hästi kõver. Siin kuskil on selline piir, kus on musta augu horisont, kust seestpool saab minna ainult sügavale sisse ja olles siin väljas, siis on väike vabadus, kas minna väljapoole või sissepoole. Ja Hawking paneb selle musta augu kokku kvantvälja teooriast tuntud osakeste spontaanse tekkimisega. Et tühi ruum ei ole ikkagi päris tühi, seda täidavad osakeste, antiosakeste paarid. Umbes nii nagu siin, et nad korraks tekivad ja antiosake ja osake, siis nad pärast annihileeruvad, kaovad ära. Et nad on kokku energia peab olema 0, aga selline kvantmehaanika lubab väikeste kõrvale kallet, et korraks nad tekivad ja siis kaovad. Ja kuna nad korraks tekivad, siis neil on omadused, mis on omavahel korrelatsioonis. Et kui on see mingisugune selline tehniline mõiste nagu spin, et siis ühel on spin üles, teisel allapoole, et nad peavad olema mingite omadustega, mis ei ole mitte juhuslikult jaotunud, vaid kui üks on näiteks, põhimõtteliselt üks on valge, siis teine peab olema must kindlasti. Ei saa olla niimoodi, et mõlemad on valged. Mis võib nendega juhtuda? Et siis nad tekivad ja pärast annihileeruvad siin must ja valge. Aga mõned, see on väga lihtsustatud pilt selles käsitluses, mõned, mis siin tekivad selle musta augu ääre peal, võib juhtuda niimoodi, et see valge pääseb ära ja must kukub sisse või vastupidi. Et kui paar tekib vahetult musta augu horisondi kohal, siis võib üks osake langeda sisse, teine aga pääseda eemale. Ja pääsenud osakesed kannavad positiivset energiat. Nemad moodustavad siis nähtuse, mida nimetatakse Hawkingi kiirguseks. Nad pääsevad siin ära ja jõuavad kunagi lõpuks päris kaugele, aga need, mis langevad siia sisse, kuna kogu energia peab olema 0 ja sellel, mis pääseb, sellel peab olema positiivne energia, sest ta ju pääseb, siis see, mis kukub siia sisse, sellel peab olema negatiivne energia.
ja see langeb sinna selline musta auku. Et kui paari kogu energia on 0, siis lõksu langenud osakesed kannavad negatiivset energiat ja vähendavad musta augu massi. Ja kui eemalt tulevaid positiivse energiaga osakesi on rohkem, kui rohkem musta auku ei lange, siis aja jooksul musta auk aurab ära. Ühesõnaga, kui siia langeb pidevalt sisse niimoodi mingid ilmapaarilised, vaid tulevad kuskilt ja moodustavad selle musta augu, siis see musta auk püsib, aga kui ta oleks päris isoleeritud ja tema ümber oleks selline osakeste tekkimise ja kadumise supp, siis aeg-ajalt jälle mõni kukub nendest paarilised kukub sinna sisse, teine pääseb ära ja kuna sisse kukub negatiivse energiaga, siis see must auk järjest kaotab massi, kuni lõpuks öeldakse, et ta siis aurab ära. Hawking arvutas täpselt välja, kuidas see käib. Aga ja selleks on vaja meeletut aega, aga põhimõte on see, et ta siis kaob ära ja jääb järgi ainult selline kõige keskmine täpp, mida nimetatakse singulaarsuseks. Seal on see punkt, kus rohkem arvutada ei oska oma üldreaktiivsusteooriaga. Seal on lõpmatult väike, lõpmatult tihe ja sinna ei saa panna infot selle kohta, millised osakesed musta augu moodustasid. Et kui me võtame, viskame, Hawking toob näite, et viskame entsüklopeedia mingisuguse infoga musta auku, teeme sellest entsüklopeediast musta augu, siis ta pärast aurab ära ja kogu see info, mis on seal entsüklopeedias, on kadunud. Ja see on vastuolus kvantteooriaga. Nii et siis see paradoks on selles, et üldreaktiivsusteooria, mis musti auki kirjeldab, gravitatsioon ja kvantteooria, mis kirjeldab neid osakesi siin, need kokku 2 tükki koos eksisteerida ei saa. Et kui must auk ära aurab, siis kaob sisse langenud osakest info koos sellega. Kvantteooria sellega nõus ei ole, aga kui see niimoodi on, siis nagu üldreaktiivsusteooria trumpaks kvantteooria üle ja meil on teatud vastuolu. Selle üle mõeldi palju ja mõeldakse praegu, aga ma tahan siin viidata ühele siis võimalikule lahendusele. Lahenduse nimi on tulemüür ja on aastast 2012. Nüüd vaatasin enne tulekut veel järgi, on see artikkel siin. Almheiri, Marolf, Polchinski ja Salli on saanud 1700 ja peale viitamisi, nii et iga aasta siin 100 korda siis teoreetikud on sellest probleemist mõelnud ja olukord on siis järgmine, et kujutame nüüd ette, et meil ikkagi see kvantinfo kaduma ei lähe, mis siis peab juhtuma? Et kvantinfo ei kaoks musta auku, peavad osakesed katkestama selle korrelatsiooni sisse langeva paarilisega. Et kuna siin üks oli must, teine oli valge ja kui üks pääseb ära, siis on teine peab olema vastupidine, langeb sisse. Aga et kui suudaks kuidagi selle ära unustada, kumb oli kumb, et see, mis sinna sisse langeb, et see oleks sõltumatu. Et niimoodi saaks juhtuda, et see korrelatsiooni katkestamine, see saaks toimuda, see on jälle omaette arvutus, et seda täpselt kindlaks teha või hinnata. Igal juhul see vabastab rohkelt energiat. Et kui saaks selle korrelatsiooni ära katkestada, siis vabaneb hulga energiat ja peaks olema kuskilt vabanenud hulga energiat. Ja see tähendab seda, et selle musta augu ümber peaks olema nagu tulemüür. Mis iganes see tulemüür siis tähendab antud ju seda, et seal peaks olema mingi kõrge temperatuur, mingisugused, praktiliselt nagu põlev kes seal ümber. Ja kui see tuli on seal musta augu ümber niimoodi, kõrge energiaga foon, siis see kõrvetab eemalt sisse tulevaid osakesi ja on mõnes mõttes vastuolus üldreaktiivsusteooriaga. Üldreaktiivsusteooria ütleb, et kui me siit sisse kukume, siis me ei panegi tähele, et me oleme horisondi ületanud. Aga nüüd see tulemüüri mudel ütleb, et ei, et tegelikult kui me sisse kukume, siis me kõigepealt põleme ära selles tulemüüris. See mõte on tulemüüril on see, et ta tõlgib sisse langevate osakeste info ümber korrelatsioonideks eemale pääsevate osakeste vahel.
et siin üks kukub sisse, aga siis me kuidagi mängime selle mängu ümber niimoodi, et korrelatsioon ei ole mitte enam nende kaks musta, vaid hoopis kahe valge vahel ja siis on info päästetud. Aga selle hinnaks on see, et must auk ei ole mitte must, vaid hoopis nagu põlev mingisugune selline tulekera. Ja kuidas need kaks, et selles mõttes siis kvantteooria mängiks üldrattiivsüsteemi üle siin, aga need kaks asja on ju omavahel vastuolus, et ühelt poolt on nagu must auk, üleni must keha ja teiselt poolt selline leegitsev tulemüüriga ümbritsetud keha. Et need kaks korraga ei saa ju eksisteerida. Ja kumb siis on? No, see ongi siis teoreetikute mõtteaine. Et siin on see mõtteline eksperiment siis viidud olukorda, kus me praktiliselt eksperimentaalselt praegu kindlasti seda kontrollida ei saa. Et me vaevu registreerime mustadest aukudest tulevaid gravitatsioonilaineid ja selle ümber oleva gaasi pilte me saame teha, aga musta augu lähedalt vaadata, kas seal on siis selline must ja nähtamatu piir või hoopis leegitsev piir, seda me praegu teha ei saa. Aga mõtteliselt me saame, et me oleme nagu läinud mõtteeksperimendiga äärmustesse ja avastanud seal, et meie need kontseptsioonid praegu need omavahel kokku ei klapi. Et üks teooria, kas siis üldrattiivsusteooria või kvantteooria peaks midagi nagu ette võtma. See on umbes niimoodi nagu, ka Galilei näitas, et Aristotelesel on viga sees. Siin teoreetikud näevad, et see füüsikaline maailmapilt, mis meil on, see niisugustel ekstreemsetes olukordades kokku ei klapi. Ja kuidas ta klapib, sellele siis on need 1000 ja rohkem artiklit nüüd vaielnud ja ma ei saa öelda, et siin väga mingisugust suurt selgust oleks, aga siis ilma katset tegemata me näeme, et asjad ei klapi kokku ja püüame aru saada, millised võiksid olla need võimalused, kuidas nad siiski loogiliselt kokku klapiksid. Et see on siis tänapäeva mõtteeksperiment, mis tõesti on tõmmanud kaasa palju mõtlejaid ja kujutlejaid. Nii, hakkame otsi kokku tõmbuma vaikselt. Et mida me oleme näinud, et selles kujutlusvõime laboratooriumis on töötanud paljud füüsika teerajajad. Eks ole, rõhutame siin, et laboratooriumis, et see peab olema kuidagi distsiplineeritud tegevus, mitte igasugune fantaasia ei ole mõtteeksperiment, vaid peab olema ikkagi range kontrolli all ja loodetavasti ka mitte väga kohmaka kujutlusvõimega sooritatud. Ja mingisugused sellised mõtteeksperimentide rolli näited füüsikast me siis ka näeme, et üks roll tal on olnud näidata olemasoleva mõistete süsteemi vastuolusid ja rakendatavuse piire. See, et Aristotelese teooria oli vastuoluline ja mitte rakendatav ja nüüd me näeme selles musta augu näites, et ka siin meie teooriad ei klapi kokku, et see rakendatavus seal ilmselt ei saa toimida, sest korraga ei saa olla nii must auk kui see tulemüür seal. Mõtteeksperimendid võivad juhatada uue teooriani. Siin on nüüd raske punkt, et nad näitavad, et midagi on vale, sellest võib saada mingit aimdust, kuidas on uus teooria, aga väga lihtne see ei pruugi olla, et see on ka küsimus, et kas mõtteeksperimendis oleks võimalik jõuda täiesti uue teooriani. Einstein nagu seda suutis ja see annab lootust, aga 1000 korda on proovitud nende mustade aukudega ja ei ole praegu saadud. Nii et on lahtine, aga mingis suunas ta ilmselt juhatab. Mõtteeksperimendid võimaldavad käsitleda olukordi, mis jäävad katseaparatuuri võimekusest välja, jah, nagu see musta augu näide, või ka kõik need varasemad lift kuskil kosmoses, võimaldavad dramaatiliselt illustreerida abstraktsesse formalismi peidetud järeldusi, nagu see rong näitas meile, et muidu oleks tulnud arvutada midagi keerulisemalt
ja raske sellest arvutusest läbi närida, aga kui teha selline lihtne näide, siis on see kuidagi piltlikult selge. Ja võivad inspireerida tegelikke eksperimente, nagu Lift inspireeris Eddingtoni minema ja mõõtma siis valguskiire paindumist päikese lähedal. Et oma roll on mõtteeksperimentid olemas, aga miks see töötab, et sellega teadusfüüsika filosoofid senimaani vaidlevad. No üks näide James Robert Brown, et mõtteeksperimendid on kui teleskoobid abstraktsesse maailma. Võimaldavad mõista füüsika tõdesid a priori, et tõed on olemas, meil tuleb neid kuidagi lihtsalt avastada ja mõtteeksperimendiga me saame sinna kiigata sisse, ei peagi tegema alati katset ja mõõtmist. Aga teistpidi vastuväide on, et see on nagu selline mõttekäik oleks nagu Trooja hobune, et tuua platonism füüsikasse, kuhu ta võib-olla ei pea kuuluma. See on juba põhimõtteline küsimus, milline maailm on. Vastus või alternatiiv on empiristid, et mõtteeksperiment on lihtsalt omapärane arutlusviis. Et tegelikult tehakse deduktiivseid või induktiivseid järeldusi olemasolevatest empiirilistest andmetest, midagi uut lisamata. Eksperimendi hõng on seejuures vaid psühholoogiliselt abiks, kuidagi innustav, paremini arusaamise mõttes. Aga loogiliselt on see üleliigne, et tegelikult me ikkagi teeme tavalisi arutlusi, me ei pea kujutlema seda arutlust või selle arutluse taustal mingisugust eksperimenti. Niisugused rollid, aga ma tahaks siia lõppu veel tuua mõned mõtisklused. Roger Penrose, nüüd Nobeli preemia laureaat füüsikas, aga ise matemaatik, töötanud koos Stephen Hawkingiga ja praegu veel 90. eluaastates aktiivne teadlane. Tema raamatutest võib leida sellise joonise, kus on siis platooniline matemaatiline maailm, ideede maailm, füüsikaline maailm ja kuidas öelda siis mentaalne või vaimne maailm. Et on matemaatilised ideed, hulk igasuguseid matemaatilisi, teooriaid, aga mingi väike hulk nendest matemaatika-teooriatest on aluseks füüsikalisele maailmale. Et siit sellest Platoni kõikvõimalikest ideedest ja matemaatilistest struktuuridest ainult mõned need struktuurid on realiseeritud kui siis füüsikaline maailm. Ja füüsikalises maailmas ka me ju teame, et keemia on tegelikult füüsika alamhulk või alamvaldkond, bioloogia on keemia alamvaldkond, bioloogias on siis mõned teadusega olendid, need on ka siis omaette alamvaldkond, kui mingi sotsioloogia ja psühholoogia seal. Et siis selles füüsikalises maailmas on väike killuke, mis peaks kirjeldama siis inimese vaimumaailma või sellist teadust, mõtte ja kujutlusvõime sellist subjektiivset maailma. Et siit nii nagu matemaatika ideede maailmast tuleb füüsikaline maailm, nii tuleb füüsikalisest maailmast mentaalne maailm ja mentaalses maailmas on igasugused, lisaks ideedel on ka mingid tunded ja kujutlused ja mõtted ja kõik muu, mis on. Aga ainult osa nendest mentaalses maailmas olevatest entiteetidest on matemaatika ju. Mõnedel on ta pisike, mõnel matemaatikul on võib-olla suurem osa, et sellest mentaalsest maailmast, vaimsest maailmast projekteerub siis platooniline matemaatiline maailm. Ja niimoodi nad üksteisest välja tulevad, meenutab see natuke mingisugust Escheri maali, kust väiksemast tuleb suurem ja kõik lõpuks läheb nagu ring kokku. Ja Roger Penrose, kes ise teeb ka neid mõtteeksperimente ja räägib nendest, tema vaatepunktist või tema iseloomustuseks öelda, et need mõtteeksperimendid töötavad hästi, sellepärast et need kolm maailma on omavahel vastavuses. Et me siit olles ise mentaalses maailmas näiteks me saame avastada mingisuguseid
neid matemaatika struktuure ja siis need struktuurid peavad vastama füüsikalisele maailmale ja see omakorda on meid niimoodi loonud kuidagi. Ja et kõik on omavahel kooskõlas ja seetõttu pole ime, et need mõtteeksperimendid töötavad. No on siis täiesti võimalik niimoodi mõelda. Aga muidugi väike kahtlusussik ikkagi jääb kuhugi siia, et mis siis, kui see vastavus pole täielik. Näiteks ega me ei ole täpselt kindlad, kas kogu füüsikaline maailm on tuletatav mingisugustest matemaatilistest struktuuridest. Et võiks ju olla, et füüsikas on ka mingisuguse füüsilises maailmas on mingeid selliseid protsesse, mis ei allu sellistele matemaatilistele struktuuridele, on kuidagi omapärased. Noh, võib siin viidata kvantmehaanika mingitele aspektidele näiteks. Et see, et me kvantmehaanikast kõigest selle mõttes saame aru, aga seal on mingisugune kriuks või selline konks sees, see võib-olla tuleb sellest, et see füüsikaline maailm on tegelikult suurem kui platooniline matemaatiline maailm. Või ka võiks ju mõelda, et mingi osa sellest kvantidest maailmast ei ole tuletatav füüsilisest maailmast. Et on mingi osa teadusest ilmselt peab olema seotud ajuga, aga äkki on mingi osa, mis ei ole. Ja mis on nüüd võib-olla kõige põnevam minu jaoks on see, et aga mis siis, kui see matemaatiline maailm on suurem, kui meie suudame oma teadusega haarata. Et on mingisugused struktuurid, millest me ei suuda mõelda mingil põhjusel. Või ei suuda neid ette kujutada näiteks, et meie kujutusvõime on kuidagi piiratud, me ei suuda haarata siin mingisugust suuremat struktuuri, mis seal peidus on. Ehk mis siis, kui võib küsida, et kas kõik, mis on võimalik, selles mõttes, ma muidugi segan siin Platonit ja Aristotelest väga kohmakal kombel, aga ütleme see, et kõik, mis on võimalik, see on matemaatiliselt kooskõlaline, iga matemaatilise struktuuriga võiks seotud olla mingi võimalik maailm. Et kas kõik, mis on võimalik, kas see on kujuteldav, kas matemaatikud suudavad katta või hõlmata kogu võimalikku matemaatikat või mitte. Ja siis ka muidugi, et kas kõik, mis on tegelik füüsiliselt olemas, kas see on kujuteldav, läbi siis selle skeemi siin. Et kui on mingi aspekt füüsikalisest maailmast, mis ei ole selle viidav, taandatav matemaatilistele struktuuridele, siis kujutusvõime jääb sineta ja ega ma ei oskagi sellele vastata. Ühtpidi tahaks jagada Roger Penrose'i sellist optimismi, et kõik nagu on vastavuses omavahel need kolm maailma. Aga teistpidi on võib-olla huvitavam juhtum, kui on ka mingisugused lõtkud ja ebatäielikkused, mida ei suuda katta. Ja võib-olla peaks lausa mõtlema mingisuguse mõtteeksperimendi, et seda kindlaks teha. Penrose tegelikult selles suunas mõtleb, on võib-olla mingi kunagi tuleviku loengu teema, aga kui teist on kellelgi hea mõtteeksperiment välja pakkuda, miks mõtteeksperimendid töötavad ja kas mõtteeksperimentidel on ka piir, siis olen huvitatud kuulama. Aga sellega, head kuulajad, täna lõpetame. Soovin kena õhtu jätku.